Tere kõigile! Rõõm, et mure ja uudishimu on teid siia kokku toonud ja loodame, et tänasel päeval saame teile pakkuda ka midagi uut. Aga selleks, et sujuvalt teemasse sisse minna, siis üks selline üldine küsimus, mida Valdo juba küsis. Kas meil siis Eestis on metsa vähe või palju? Kuidas te arvate? Jah, võib öelda, et parasjagu. Ilmselt nii palju kui inimesi, nii palju arvamusi, oleneb, mis aspektist keegi võtab. Aga mikspärast oleme täna just Keskkonnaagentuuris? Väga lihtne põhjus. Riik on pannud Keskkonnaagentuurile sellise kohustuse, ma loen kohe paberi pealt, et mitte eksida. Keskkonnaagentuur kogub, töötleb ja analüüsib teavet Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta. See on meie põhimääruses kirjas, järelikult sundkäik. Et mets on osa keskkonnast, järelikult peame me ka koguma infot metsa kohta ja teadma, milline on selle seis. Siis saame seda hiljem ka töödelda, analüüsida, selle järgi ka ennustusi teha. Aga nüüd, kuidas saada infot metsa kohta? Ajakirjanduses on pakutud välja mõtet, et selleks tuleb metsa minna ja iga puu ära mõõta. Väärt mõte, paar väikest probleemi. Puude arv on meil igal juhul suurem kui miljard, tähendab päris palju tööd. Teine häda on ka veel. Ükski puu pole teisega samasugune, päris raske mõõta. Nii, ja selleks ongi nüüd, et saada ülevaadet metsast, on välja mõeldud 3 meetodit, millest 2 on nüüd aktiivses kasutuses, 3. räägin ka. Esimene on siis metsakorraldus ehk metsa takseerimine. Sellel meetodil on mõned miinused ja üks miinus on see, et ligemale 30% metsa kohta meil ei ole selliseid andmed või need andmed ei ole enam kehtivad. Ja teine häda on see, et need andmed on kuni 10 aastat vanad. Siis võeti kasutusele teine meetod ja Eestisse jõudis ta möödunud sajandi 90-ndatel, see on siis SMI, millest me täna hakkamegi pikemalt rääkima, ehk siis metsa statistiline inventeerimine. Sellel meetodil on ka omad miinused, pluss on see, et ta on märksa operatiivsem kui metsakorraldus, ehk siis andmed on keskelt läbi kuni 2 aastat vanad. Aga igal juhul ei anna ta nüüd eilset seisu, see on miinus. Nii. Ja nagu ka nimetus ütleb, see põhineb statistikal. Aga sellest räägivad juba spetsialistid täpsemalt. Nüüd oleme teel 3. meetodi poole ja see oleks siis kaugseire. Vaatame ülevalt kosmosest alla, lendame lennukiga üle, mõõdame lidariga puude kõrguse ära ja meil on käivitatud selle tarbeks projekt ja me loodame, et paari aasta pärast meil on metsa kohta olulist infot, mis pärineb siis kaugseire meetoditega. Aga see on tulevik ja täna keskendume SMI-le. Saad järgmise pildi panna. Nüüd teie ees on üks püramiid. Selle püramiidi küljemõõt on 1000 meetrit ühtpidi ja 1000 meetrit teistpidi ja kõrguseks on ta 1458 meetrit. Igaks juhuks komasid ei pannud. Mis see on, mida see tähendab? Ette rutates olgu see öeldud, see on vastus selle kohta, palju meil on Eestis metsa. Ehk kui me võtaksime need puud, pigistaksime õhu vahelt välja
siis saaksimegi sellise mäe, mille kõrgus on ligemale 1,5 kilomeetrit. Kellel on hea matemaatikaoskus, see võib välja arvustada, kui suur on Eesti metsa tagavara. Aga siit juba edasi sõnad spetsialistidele. Suured tänud Jaak Rohtsalule.